tervist. Kuidas sul on eilsest? Ei ole midagi hullu või? Kuna meid on liiga vähe, siis ma arvan, et paneme täna täiega ja pühapäeval ei mängi võib-olla üldse. Ühesõnaga vaatame jooksvalt, kuidas see tänane päev kulgeb ja siis, et kui jätan, siis jätan teid Kaspariga juba mõlemaid välja. Miks ikka mängida? Esmaspäeval treenida ka jaksad või? Esmaspäeval treenida ka jaksad või? See on ka küsimus. No jah. Täna ei ole meil vigaseid juurde vaja nagu. No vaata. Eks ühesõnaga normaalselt soojaks ja tere! Tšau! On. Ehk siis alustame üleüldises vaates. Mida me ei taha, et Matu jääb kikatalaga ja me ei taha, et Kaspar jääb kikatalaga. Ehk siis, et ülejäänud vendadega meil täna probleemi pole, see tähendab seda, et kui nad hakkavad open picki mängima tavalist motionit, siis push and under, arusaadav. Ehk siis lähete rahulikult alt. Nüüd on mingid liikumised, eks, et 5 üleval. See on niisugune sama X, mida me siin oleme teinud, et pall läheb pikale ja siis nad hakkavad riburada pidi sealt läbi jooksma. Ehk siis kõik vennad minge alt. Vahet pole, kus ta läheb, kus ta lõikab. Mine rahulikult alt, saab selle palli sinna kogu muusika. Ehk siis ei ole vaja mitte midagi teha. Hand off, jälle sama pikkused, vahetage ära. Laud käes, siis jookseme. Keegi ennem ei lähe kuhugil ära, kui oleme lauavalli kätte saanud. Mitte nii, nagu seal Paides oli, et vaatame, kuidas üks vend võitleb ja siis lõpuks võetakse see laud üle pea ära. Tavai, Ken ja Kaspar, võtke teie enda peale. Tavai. Korralik soojendus. 3-4. Kas? Ja, aga siis me tahame siit igal juhul drive'i ja siin on... Ma mõtlen, et iga kord põhimõtteliselt see tuleb üles siia 45 pealt alla. Nurk lihtsalt näib pika roll. 18 kuud on möödas, kui Gerrit viimati platsil umbes või jooksis, nii et saab põnev olema. Näita seljaga pööret ka, Oskar. Tubli, täna õppisime ka seda. Tipp-top. Suur mees julgeb ka tulla siia või? Noh. Mul on mikker küljes, nii et kõik, mida sa ütled, jäädvustatakse. Kes on boss? Emu boss? Ei. Palju sul on? 2, 4, 6, 8? 9, aga no võta Gerrit maha ja Mändmetsa koha pealt ma ei tea, sest ta mängis eile ja mul on pühapäeval see Tartu mäng, nii et... Selle vaata, et kuni 3. Jah, tervist. Tere, ma segaks korra vahele. Täna teeme tutvustuse 8 peal ja siis teeme 6 peal. Kutsume meeskonnad ette ja siis teeme selle U19 karikavõistluse ettekutsumise kiirelt ära. Ma mõtlen, et olete mulle mingi eriauend. Oleneb. Aga kutsu nad selles mõttes ära ükshaaval ootama hakka nagu. Loe lihtsalt nimed ette. Mingi 2 mintsaga. Kiirelt särgi ja siis läheme edasi. 2 mintsaga peaks selle hakkama saama nagu. Kuule, aga davai. Rohkem abi ei ole sul või? Ei kirjutad või? Ei, küsid, kuule, paar ütlust ei saa tulla. Jah, iga mees on oma asjadega. 8 peal. 8 peal on väljakutsumine. Väljak on üldse midagi, et midagi sellega ei saa teha, mis seal on ju. Ega väga ei saa, jah. Ainuke variant on... Ma panen see sätiku siia, vaata, et kui pingist lähed, siis tõmmata puhtaks peale. See on... Mul ühel tüübil oli see koondise särk tühjalt nagu.
siis ma ütlesin, et ma panen sulle sinna nime peale, et noh, ma saan Ford Teamsis lasta nagu. Ja siis ja pane noh. Siis ma küsin, kes sa tahad sinna? Veesaar või Vaaks või Vuks või mis sa tahad sinna? Ja pane Vuks. Aga kahjuks ta tahtis Kasparit. Panen Timo oma ka kohe ära siis. Laasik, Nurmik, Paade, Vogalainen, Kikatalo või? Ta teeme vahem pikad võrds pikad. Üllatus või? No, Paadet võib-olla poleks pannud, oleks eeldanud, et pannud Vogalaineni, aga ei, see ei ole üllatus. See no, ei tekitanud vau-efekti. Ei taha pusa. Tahan särki saada. Aitäh. Aitäh. Kas me pildi teeme pärast vist? Jah, teeme pärast pildi. Aga asemel mehed soovi tegema, ilusat kausat mängu teile. Mis see maa-ala vastu, kas see teistmoodi olnud meil on? Et pikalt panid oma vahel? Ja see oli üks. See oli üks. Et nad seisid omavahel, panid cross-screeni küsis alla ja siis tuli vabaviskejoonele. Siis see top vaata ei lõiganud minema. Ei, meil oli, aga... mõtlengi, et tuleb vabaviskejoonele, paneb siit edasi, siis ma olen toppi, tõmban lihtsalt katsi laiali ja... Ei, praegu mängime ikkagi niimoodi, et las ta lõikab läbi. Ei, ma mõtlengi, lõikab läbi. Saad, ei saa lahendada, annad uuesti söödu, paned kohe siia katte. Mõtlengi, et ma tõmban siit ikka niimoodi ju. Sina tuled ikka üles seda, ja. Et ta on ikkagi motionile võimalikult sarnane. Ei, seal ei ole, pigem on see, et see nurk on see nõrk koht, et kui me saame korra sinna nurgast läbi, siis on vabaviskejoonele nagu võimalik kohe anda. Jutt mehed, kui mingi error on, jutuga on vaja ära lahendada. Ai, 3-4, let's go! Kui pikk õigel ajal läheb, siis ei ole vaja, siis ta jõuab ise sinna. Ta oleneb pikast kõik. Liiguta palli, rait vastu. Sealt on vaja läbi saada. Seal ei ole vaja niimoodi minna. Peame aru saama liiga... Kaspar! Ei anna rait! Jumal! Saared kõrval! Tiim üle! Tule! Push, teravus! Ei, raske sööt. Ken. Kui nad seda X-i mängivad, siis hoia tal käsi vastas. Sellele, pikad. Sellel hetkel, kui ta minema hakkab, sa näed, et point tuleb, siis võta käsi ära. Te peate siit alt saama. Kui te hakkate Mihkli alt minema, siis ta saab jalad maas kohe kolmest lisata. Me nii palju ruumi jätta ei saa. Ja, ta jätab selle käpi, sina tead, et sa lähed sealt vahelt läbi. Eks et ei ole seal 2 korda. Teine asi, kui te jätte tagumisele peale, hoidke seda distantsi, kontrollige, ärge minge liiga ligidale, ära mine liiga kaugele, hoia kogu aeg seda kätt, et ta oleks see koht, et ta tahab teravust teha. Kui ta viskab põrgatse pealt üle käe ära, siis on okei. 3-4. Hästi, Erka, tubli! Tule, sööt! Tule, nurk täis! Drive! Jõuad! Ken ja Markus! Ken, hoia siinpool nii! Kui paneb katte, lõikab maha, sul on! Ken läheb välja! Ja, sa lähed välja, Markus läheb alla! Hästi! Käed! Vahet agressiivselt söö! Ei anna Ken! Seisa! Ette, Kaspar, ette! Tule! Drive keskele! Kaspar, tule siia, rutt! Sa pead tempot kontrollima, see oli rumal vise praegu. Rahupaus, sa oled ise pump. Tõmbame korra pausi, initsiatiiv on meie käes, et me ei lase siit joosta. Ei, mis asja? Siis jumal ilusti, sirgelt. Läks! 2! Mis asja? Ei hüppanud ju, noh.
kuulge, me peame natuke agressiivsed olema, me laseme liiga lihtsalt neil jalad maas panna. Kui on open pick ja me tahame alt minna, siis me peame agressiivsed olema. Ei ole nii, ei saa olla nii, et üks on natuke 50-50, teine on 50-60. Kui ei ole olukorda, siis vaheta ära rahulikult, ka ei juhtu mitte midagi. Las siis hakkavad alla otsima, seda enam, et meil oli 3 viga veel sellel hetkel teha. Olge valmis, nad astuvad suht palju, nad tahavadki pumbata meelega nendest piker rollidest step out'e, seega vaadake short rolli peale, keerake kiiremini ja rollige kiiremini. Kui üks rollib, teine tõuseb. Davai, mehed. Tempo, laud maas on, jookseme ja agressiivsed pikad jälle korvi all, nii nagu alustasin mängu alguses. 3-4. Kes näitas kolmapäeval ette? Täiesti lõpp, Rait, no mida sa teed? Kerri! Te peate selle katte suutma kõrgemale panna ja seda hoida. Praegu me liigume ise selle sama kattega kogu aeg alla, siis meil ei ole lõike peale ruumi üldse. Kui sa näed, et peintis on olukord läbi ja ta saab selle kontrolli alla, siis sa pead juba natuke varem liikuma hakkama. See on seesama, millest me trennis kogu aeg räägime, et me hakkame pool sekundit liiga hilja neid close out'e jooksma. Ja siis ta saabki visata. Time out. Kuulge, me ise anname ära need olukorrad kõik. Miks sa seda viga teed? Tõsta käsi üles. Teiseks, ta drive'ib Raidu vastu. Ära aita sealt. Nii, overall, kui me mängime muidu piker rolli. Te peate katte ära panema, ta astub välja, te peate rollima. Me praegu jääme siin lönta ja siis meil ei ole kuhugi seda palli panna. Kiiremini roll, põrgatage laiali, back pass ja siis otsime, kust kaudu me saame sinna alla panna. 3-4. Me teeme kaitses nii palju lollusi lihtsalt. See on uskumatu ja see ei ole isegi seotud mingi 5-5 kossuga. Pigem on see seotud jälle 1-1 kaitsega. Kui te vahetate, siis võtke nad julgelt rinna peale. Pange jalad maha, ei olegi muud vaja teha. Las panevad sisse, siis viskavad raske viski üle käe. See on okei, fine. Kui on vahetus, siis on vaja tagumistel natukene ligemale minna, et me ei lase neil jalad maas visata. Lõpuks, kui te jooksete close out'i või mingis muus olukorras, ärge palun hüppake, hoidke jalad maas. Ei ole vaja teha seal mingit, ma ei tea, lendurite kooli või mida muud iganes. Kui ei ole tegemist selle kikkataloga, ma ei tea, lõpuks on seal Ken või Markus Siim ja mängivad kokku selle kuradi Vogalaineni või Paadega, vahetage julgemalt. Esimesel veerandajal vahetasime ilusti, kõik oli kontrolli all, hakkasid otsima, võitlesime koha pärast, liiga lihtsalt ei tulnud ja suretavad ära selle mängu. Julgemalt, me ei taha vahetada kohe selle kikkataloga lihtsalt ja pointiga, nii rünnakul. Kui pall läheb low post'i, siis te peate pikad omavahel 11 natuke paremini mõistma. Vihklil on igal juhul pall low post'is, teda katab mees. Nüüd see teine pikk tuleb juba seisab selle koha peale siia. Ehk siis, kus iganes sa Rait oled, ühe korra Siim söötis sulle muidugi jalgadesse, tule veidi siia poole ja nii kui Mihkel selle põrgatuse teeb, mine siia niimoodi, et Mihkel saab anda sulle selle low passi. Siis on sul see liin olemas. Nii, see tähendab seda, et sina lähed, võtad oma venna kaasa ja nüüd on võimalik 45 oleval vennale siia lõigata, et oleks tühi koht. Ja siis visake, siis on mõlemad pikad lauas. Ja mängige füüsiliselt selle korvi all. Mängige. Dai. Otsast peale. Kaitses kätte, siis saame oma asjad jooksma ka. Dai, 3-4. Ja, ehk siis kooli järgmine kord peale vabakat. Ütlen järgmine kord aju. Saate aru? 3-4. Sa Mihkel oled kuredi tark mees, töötad kuredi IT-ettevõttes, küll sa aru saad. Ma ei saa sellest aru, miks need kahekesi alati katet tahavad panna sellele.
pikale või selle tagumisele. Meil ei ole mitte ruumi. Minge lauda! Vaheta, agressiivselt. Seisa. Jooks. Uuesti üks kõrval. Ise saad. Vaheta Markus. Ärge jätke viskamata, kallid. Me saame kaitses enam-vähem 16, saaks veel 3 korvi maha. Aga me ei saa, kurat, ise saame 7 punni ainult, 9. Davai. Ja vahetage julgemalt katten. Jaa, vahetage julgemalt. Ja andke survet, nii nagu siin ühe korra oli. Nüüd sa ainult panid talle ilusti ja mitte midagi ei juhtunud kohe. Ei ole valmis 10 ka mängima veel. 3-4. Kaspar Mihkel, katsuge sealt poolt servast teha, sest siis Ken saab parema käega drive'ida. Rait, hüppa vastu, et saad hand-offi võtta Kaspariga. Anna Gerrit, võta Gerrit. Mängi, ei lähe ette, mängi. Ei lähe ette, pea üleval. Õige vise, hästi tagasi, hästi. Üles, lõika. Tule. Moos on üks kõrval, saate mängida. Üks teravuse peale käib. Sinul on kika. Ja sul on voge. Jaa, sul on voge. Sa saad selle rahulikult, selle X-i kokku mängida siit, tagumised. Ta seisab maa-alas, põrgad ta laiali, popi siia. Saad selle palli, hakkad siia poole tulema. Nüüd on võimalik siit lõigata ja siia vabaviskjoonele tulla. Jaa, agressiivselt välja Kaspar sealt. Käed ei lase üle. Kaspar, mine. Jõuad siia, käed, edasi roteeru. Kõigil on meeld. Kõhu alla, seisa. Gerrit, vaata palli ka. Kaspar. Hästi seistud, hästi. 4 käed, vahetus, agressiivselt. Hästi, Ken. Seisa, see on jama. Läksime, läks, tempo. Miku tule, vahetus. Markus, tule korra. Too pall välja ja low post'i. Matu, tule pallile vastu. Mihkel, pane siit low post'i kohe. Saame joosta, selja taga. Ründa, neil on vead täis. Erki, küsi julgelt. Paneme nüüd kaitses agressiivselt, otsi ülesse kohe. Meil on 2 viga teha, me ei lase niisama lihtsalt panna jälle. Palju õnne. Palju õnne. Kuule, sa oled Rakveres või? Jaa, lähen. Kas sul on ruumi ka autos või? Põhimõtteliselt oleme põrnikaga. Ei, nagu, kas mahub või ei mahu? Me lähme Kosega autos, lähme Nurmiku juurde. Aga muidu lähen Rakverest. Ei, siis ei ole asja. Kui te kuskil ringiga lähed, siis ei ole vahe. Põhimõtteliselt iga meelega saame siin Vahekossa mänge nautida nii esikonna teises liigas. Nii et järgmine veebel näeme jälle selliks saama. Aitäh kõigile, et te tulite ja... On veekindel marker või? Joosep ütles sulle pühapäeva osas midagi või? Mis ta ütles? Ei lähe. Ütles, et ei lähe või? No me leppisime kokku ja Okei. Jõudsime ära. Okei. Eks pilt selge on see, et me oleme praegu päris suures mõõnas ja ma ütleks, et selle mõõna kõige suurem murekoht on see, et me teeme küll trenni ja oleme tublid ja trennis läheb nagu pilt paremaks, aga somehow kuidagi meie mängus ei suuda, me ei usalda üksteist ja me ei hoia kõik kokkulepitud asjadest kinni ja siis hakkab ühelt poolt ja teiselt poolt kärisema. Et eks me andsime selle mängu ära põhimõtteliselt 2 veerandajaga, et mängu alustasime väga hästi rünnakul, kaitses ka, aga siis esimese veerandaja teine pool nagu vajus ära kuidagi. Et rünnaku skoor on niisugune, kaitses ei saa kätte, on niisugune musterdav ja siis rünnakul kuidagi tahame nagu liiga vägisi hakata mingeid lahendusi otsima, kuigi meil on nagu viskekohad ja olukorrad on nagu olemas, et täna on peeglisse vaatamise koht, kui tahame päriselt millegi peale mängida, siis peame natuke oma suhtumist muutma. Trennis on kõik ilus ja tore, aga mäng kahjuks seda trenni ei peegelda absoluutselt. Teeme tööd edasi ja ega järgmine nädal lihtsamaks ei lähe võõrsil Kadrina, nii et
anname endast maksimumi.